Mina olen nagu Eesti Vabariigi laps, sest mu sünniaasta on 1925. Lapse silmad näevad olukorda teisiti kui täiskasvanud. Lapse silmis oli mulle minu Viljandis sirgumise aeg nagu paradiis. Kõik oli ilus, oled noor ja tegutsed ja jooksed ringi ja õpid ja koolis käid ja kõik ja kõik on väga tore, et ei ole mingisugust kannatust. Koolis meil oli võrdlemisi tugev niisugune kodumaa armastus. Meile sisendati juba koolides ja ma olin kodutütar ka. Ja seal räägiti eriti palju, kuidas olla õige kodumaa tütar. Ma olen üles kasvanud Tallinnas ja see Tallinn ongi minu koduks jäänud. Ja nii oligi, et ma sain oma kooli lõpumärgi küll kätte, aga 9. märtsil purustati Tallinn peaaegu täiesti. Mina olen tegelikult talulaps. Kõik põhines tegelikult tööle, eks ole. Ega meil ei olnud laisklemist seal ja nii on ka Eesti kogu see ülesehitus oli. Ma käisin karjas ja põllutööd pandi ka tegema. Lehmadel olid kellad kaelas, siis kuulsid kella järgi ära. Eesti Vabariik oli juba, ma arvan, 4 aastat vana, kui mina sündisin. Aga okupatsiooni ajal ma teadsin seda, et ma olen vabariigi laps. Vabariigi kaotus. See on kaotatud elu. Sest ma olin ikkagi Eesti lapsukene. Seal üles kasvanud nii-öelda. Ja äkki ei ole seda enam. Seda ma mäletan selgesti oma südames, kui meie president Pätsk arreteeriti, see oli kohutav, et see oli minu südamele ka nii valus. Mina olin vabariigi laps selle pärast. Eesti on 19 korda olnud okupeeritud. Okupeeritud erinevate taanlased, poolakad, leedulased, venelased ja kõik okupandid on lahkunud ilma sõjata. Sole. Selle 19 aja jooksul. Ja ka viimane oli see. See näitab, et Jumalal on eriline plaan. Ta näitab meie rahvale, et tema sõna maksab. Kui tema tahab, annab sulle vabaduse või kui mitte, see on see tõde. Usk ja lootus, see oli nagu sügavalt südames sees, et õiglus lõppude lõpuks pääseb siiski jalule ja et võib-olla tõesti on võimalik, et Eesti saab iseseisvuse. Uskusin täielikult, ma nägin isegi und, kui Saksamaal oli, ma olin haiglas ja ma nägin, et Eesti lipp läks kõrgele taeva alla ballooniga üles ja ise mõtlesin, et Eesti saab ükskord vabaks. See juhtus nii järsku. Ma isegi Eestisse kirjutasin kirja, et sellepärast, et need asjad olid ärevalt seal Eestis väga ka sel ajal juba. Hiljem Eestis käisin üldit, et sa kirjutasid kirjaga, et näed, mis juhtus. Me oleme olnud väga õnnelikud, et ta üldse vabaks sai. Täielikult ime, minul on see täielikult ime. Paljud ütlevad küll, et nad teadsid, et saab, aga minul on see täielik ime, et ta sai. See oli Jumala tahtmine. Teistmoodi ma ei oska seletada. Ja see on õige. See taevaisa nägi seda, et see kurjus ja mis juhtus Eestis, et seal tuleb midagi teha. Ja
eks me muidugi kõik, see oli nii imelik ja raskesti usutav, et kas tõesti on vaba ja mis see tähendab, et on vaba. aga see isamaa armastus ei ole enam see, mis ta meie aeg oli no.. inimesed on teistmoodi elanud seal. Need asjad on oma jälje jätnud sinna Eestisse. See ei ole mitte see, mis enne. kõik need hilisemad aastad, elades ka välismaal, ma mõtlesin alati oma kodumaa peale. Ja ma käisin seal palju külas. Palju kordi. Midagi kutsus mind sinna. Igal kevadel ma mõtlesin, mis asi see on, mis mind kutsub sinna. Et ma pean jälle minema. Ja ma läksin. Viisin oma lapsed ka sinna, et nad näeksid seda kohta. Näeksid minu isa kodu, mu vanemaid. Minu sünnipäevasoov Eesti Vabariigile on, et eestlased kõik mõistaksid, mis tähendab vabadus. Et kõik saaksid selles aru ja et nad mõistaksid, et selle eest tuleb vahepeal ka hinda maksta. Minu südamesoov on, et nad alati mõtleksid, et mis on ilus ja hea. Parteid ei võitleks omavahel, et oleks rahval ja kõigil parem elada. Et nad oleksid tugevad ja üksmeelsed, seal on nii palju lahkarvamisi ja üks saab võimule siis jälle teine ja nii, et Eesti on väike riik ja kui ta tahab edasi püsida ja olla üksmeelt ja tugevat jõudu on vaja Eestis. Palju õnne, kosu hästi Eestimaa, ole vahva ja ole vaba. Kõige tähtsam on see, et ole vaba, las rahvas ise otsustab, mida nad tahavad teha. Ja kõik head Eesti rahvale ja riigipeadele ka, et nad on õige mõtlemisega mehed. Et mitte ei läheks kunagi jälle see vanker vales suunas veerema. Nii et meie poolt on südamlikud tervitused ja õnnitused kogu Eesti rahvale ja Eesti maale ja riigijuhtidele ja loodame, et me ikka kunagi seda ilusat maad näeme. Ja ma loodan, et nad õpivad oma südames isamaad armastama. Jäägu eestlaseks, õppigu kõik, mis on võimalik õppida. Sa ei tea kunagi, mida sul elus vaja läheb. Õppi nii palju, kui sul võimalik koolis on õppida, siis astu ellu. Ja ole töökas, eks ole, ära vaata kunagi, et ma pean kohe saama nii palju. Et teine saab nii palju ja kolmas saab nii palju. Kui te midagi teete, tehke hästi. Ärge nõudke, mida riik teile annab, vaid mõtelge selle, mida teie riigile annate. Mul on omal 3 tütart ja nendel on lapsed. Ja nii nagu ma olen arvanud, et need lapselapsed ma tahan kasvatada nii kui võimalik oma arusaamise järgi eestlasteks. Ja seda sama ma soovin kogu Eesti riigile, kui neil on lapsed, juhtigu nad õigele teele. See on kerge ütelda ja ma tean, et Eestis on raskusi sellega ühtepidi või teistpidi. Siin ma olen katsunud teha, mis minu võimuses on. Ja mida ma pean tegema, panen käed kokku taeva isa poole ja palun abi. Eestimaa, see suure tähtpäeva puhul soovin, et ta jääks vabaks. Et ta õitseks, et rahvas oleks õnnelik ja elaks.
sellepärast ma sobin Jumala õnnistust Eestimaale.